See on kiindumushäire. Minu postitustelt on läbi tihti käinud sõna kiindumushäire, et sul on kiindumushäire, et mida see täpselt tähendab, ma natuke laiendan seda siin. Kiindumushäire on näiteks see, kindlasti te olete kogenud, mina olen kogenud seda väga palju oma elus, kuni ma selle läbi nägin, on ju. Ja see oli umbes niimoodi, et näiteks kaaslane, kellega sa saad aru, et tegelikult sul ei klapi temaga, sul on erinev maailmavaade, sul võib-olla käib, ma ei tea, mingi 1000 asja närvidele, mis ta teeb, aga sa ei suuda tast lahti lasta. Sa tead, et sa pead tast lahti laskma, sest ta ei ole tegelikult sulle, aga sa ei suuda. Ja nüüd see, miks sa ei suuda, tähendab seda, et sul on tegelikult kiindumushäire. Sa oled nõus leppima mingisuguse sind vaimselt ja füüsiliselt laastava suhtega lihtsalt selle nimel, et saada tähelepanu, sest sa jäid lapsepõlves sellest ilma. Ja tihtilugu ongi see, et seal all on mõistus tahab ära rääkida, et aga ma ju armastan teda, aga kui lähemalt vaadata, siis tegelikult on seal kiindumushäire, seal ei ole mitte midagi pistmist tõelise hingeühenduse ja armastusega, mis on tegelikult hoopis midagi muud. Ja mida väga vähesed kogevad ja enamus inimesi lähevad suhtesse kiindumushäire baasil, sest mul on puudu, mul on midagi vaja, mul on puudu, ma tahan tunnustust, ma tahan kuuluda, ma tahan tunda, et mind tahetakse ja kõik see on saanud alguse lapsepõlvest, kus vanemad ei ole osanud anda sulle seda, mida sa tegelikult vajasid, sest et 1–7 eluaasta on ülimalt oluline ja vanemad mõlemad peavad panustama lapse ellu, andma neile hästi palju tähelepanu, andma neile hästi palju armastust, tunnustust, kiitma, et lapse tass saaks sealt täidetud ja ta saab sealt edasi minna järgmistesse etappidesse ja tihtilugu ongi see, et kui ma olen vaadanud täiskasvanute inimeste juurpõhjustesse, kellel näiteks on just sellised suhted, kus teda näiteks jäetakse maha või ta ise tahab tulla suhtest ära, aga ta ei suuda, siis seal all on kiindumushäire, mis on saanud alguse siis lapsepõlvest. Ja see võib ka niipidi olla, et näiteks, et sind jäetakse maha ja sa ju tegelikult mõistusega saad aru, et see tegelikult ei toiminud. See ei toimi, see ei toimi. See on sulle vaimselt füüsiliselt laastav ja see ei toimi. Aga sa ei suuda lahti lasta ja mõned inimesed isegi 5, 6, 7 aastat hoiavad nii kõvasti kinni. Ja see olegi sellepärast, et meeletu armastus on hingeühendus, kui sa tegelikult omale ausalt otsa vaatad ja küsid nende käest, kas seal oli tegelikult hingeühenduse armastus. Või oli seal see kiindumus baasil olev ühendus. Mina olen oma elus väga palju sellistesse ämbritesse kukkunud, kuni ma nägin läbi selle. Ja kuidas mina siis seda tervendasin, oligi siis niiviisi. Esiteks enesearmastus, sul tuleb hakata õppima ennast armastama, sul tuleb teha kindlasti läbi sisemise lapse töö. Mina olen oma elus teinud 2 korda, tegelikult 1 korral juba täitsa piisas. Sest ma ise paralleelselt kõrvalt õppisin kogu aeg oma enesekindlust, oma enesearmastust nii-öelda kogu aeg väestasin, kogu aeg. Ja sul tuleb sellega hakata tegelema, see number 1, sest kõik see, millest sa lapsepõlves nii-öelda ilma jäid, tuleb sul suurena iseendale nüüd pakkuda, need on teadlikud nipid, kuidas seda teha saab, sest vastasel juhul sa jääd suhetesse käima ja proovid seda enda tassi püüda täita siis läbi vale energia. Kui see jagamine sind kõnetas või innustab või inspireerib kedagi teist veel vaatamaks sügavamale iseendasse, juurpõhjustesse, miks ma midagi ligi tõmban ja miks ma midagi kogen,